Meiega liitub nüüd Washingtonist Hailey Soifer, Juudi Demokraatliku Nõukogu tegevjuht. Tere ja aitäh, et olete siin. Aitäh, et mind kutsusite. Nii et selles küsitluses ütlevad 2/3 juutidest, et nad plaanivad hääletada Demokraatliku partei kandidaatide poolt. See on muidugi hoolimata kõigist teist vaidlustest, vägivallast juutide vastu ja antisemitismist. Miks te arvate, et me pole näinud suuremat pööret paremale? Ma arvan, et see on seotud väärtustega, mis mõjutavad juutide valimisotsuseid. See küsitlus näitab lisaks sellele, et 7 juudi valijat 10-st kavatseb vahevalimistel hääletada demokraatide poolt. See näitab ka, et juudi valijad seavad esikohale mitmeid teemasid, alustades meie demokraatia tulevikust. Ja see oli juudi valijate jaoks kõige olulisem teema ka 2 eelmisel valimisel, 2024 ja 2022 aastal. Keegi pole Ameerika demokraatiat rohkem ohustanud kui Donald Trump ja teda on toetanud vabariiklased kongressis. Seega on loogiline, et juudi valijad, kes peavad seda teemat oluliseks, lükkavad nad ülekaalukalt tagasi. Selle küsitluse kohaselt on juudi valijate jaoks tähtsuselt teine teema elukallidus. Ja Donald Trumpi läbikukkunud poliitikad on tõstnud kulusid kõigi jaoks. Ja kolmas kõige olulisem teema on antisemitism. Nagu te märkisite, 90% juudi valijatest, mis on hämmastavalt kõrge protsent, on mures antisemitismi pärast Ameerika Ühendriikides. Ja seda teemat ei tohiks vaadata parempoolsete ega vasakpoolsete vaatenurgast. Valdav enamus demokraate, sealhulgas meie juhtkond, seisab juudi kogukonna kõrval võitluses antisemitismi vastu. Aga ma arvan, et see küsitlus näitab tegelikult, et juutide hääletuskäitumine on jätkuvalt väärtuspõhine. Ja kõigis meie põhiväärtustes ei ole Donald Trump ega vabariiklased kongressis kooskõlas enamiku Ameerika juutidega. Ja tead, mis seisukoht neil sinu teada on sõja suhtes Iraaniga ja muu sellisega? Ma mõtlen, kas me näeme endiselt, et juudi rahval on pärast 7. oktoobrit tugevam side Iisraeli ja juudi kodumaaga, samal ajal kui paljud ameeriklased ei olnud enne seda eriti kaasatud. Me tõesti näeme seotust Iisraeliga ja tegelikult on Iisraeli teema tõusnud tähtsamate küsimuste hulka. Seda küsitlust on tehtud järjest mitu aastat ja pärast 7. oktoobrit tõusis Iisraeli teema tegelikult esile. See on juudi valijate jaoks 4. kohal tähtsuse poolest. Ja 70% juudi valijatest tunneb Iisraeli suhtes emotsionaalset seotust. Kuid samal ajal on peaaegu sama paljudel valijatel, 67%, ebasoodne arvamus peaminister Netanyahu kohta. 55% on vastu Iisraeli tegevusele sõjas Gazas ja 62% on vastu sõjale Iraanis. Nii, et ma arvan, et see tõesti näitab, et Ameerika juudid, vähemalt enamik neist, suudavad korraga 2 mõtet peas hoida. Sarnaselt paljudele iisraellastele võib-olla. Me oleme pühendunud Iisraeli julgeolekule ja selle tulevikule juudi ja demokraatliku riigina. Ja samas me ei nõustu praeguse Iisraeli valitsuse poliitikaga, täpselt nagu me oleme tugevad Ameerika patrioodid ja ei nõustu omaenda valitsuse poliitikaga. Seega on see keeruline aeg Ameerika juutide jaoks. Ja see küsitlus näitab, et nad lükkavad novembris valimistel Donald Trumpi ja vabariiklased ülekaalukalt tagasi. Mis sa arvad? Ma mõtlen, see on küll küsitlus, aga üsna põhjalik. Kui me jõuame novembrini, kas sa arvad, et on tõeline ajend kongressi enamuse nimel kaalukausi kallutada? Absoluutselt. Ja ma arvan, et juudi valijad võivad selles mängida väga olulist rolli. See on meie arvates võitva demokraatliku koalitsiooni oluline osa. Ainult juudi valijate häältest ei piisa valimiste võitmiseks, kuid umbes 70 juudi valijast, kes toetavad demokraate, võivad aidata demokraatidel võita üha tasavägisemaks muutuvatel valimistel selles riigis. Meil on palju võtmetähtsusega ringkondi, sealhulgas New Yorgis ja mujal, mis on neil valimistel veel lahtised. Ja kui need lähevad demokraatidele, saavad demokraadid enamuse tagasi. Need on ringkonnad, kus juudi valijate hääl pole sugugi tühine. See on umbes 20%.
nii et see on täiesti oluline võtmeringkondades ja osariikides, mis võivad määrata enamuse kongressis, nii senatis kui ka esindajate kojas. hästi, suur tänu sulle, Heili, sinu arusaamade eest. Aitäh!